mäng Eesti ja Bulgaaria vahel. Nii, vaatame, kuidas see hakkab tulema. Saal on rahvast täis, kõik fännid kohal. Bulgaaria ja Eesti rahvas, vaata seda Eesti rahvast. Issand jummal, terve 3 inimest. Uskumatu. Ei oleks arvanud, et nii palju kohal tulevad. Okei, nüüd tulevad siin mängijad. Tulevad välja Bulgaaria, 2 esimest. Seal on esimene väravaht ja siis tulevad need mängijad, istuvad pingi peale vist. Ei lähe mängima. Aga jah, et siis siuke naiste finaali moodi asi. Et siin mängus tulevad, siin turniiris tulevad Hong Kong, Rumeenia, Eesti, Leedu ja teisi ka veel. Okei, praegu on siuke seis, et Eesti on kaotanud Leedule 6-0. Pole väga hea. Saaks ka paremini. Ja nüüd mängib Bulgaaria vastu, see on nende teine mäng. Vaatame, kas seekord läheb neil paremini. Ei tea, ei oska öelda. Küll näeme siis. Nüüd tulevad kohtunikud, 3 kohtunikud teevad enda võiduringi siin mingi platsi ümber, issand flex ikka neene. Uskumatu. Aga jah. Nii peale seda Bulgaaria mängu peaks tulema siis mäng Ukraina vastu. On öeldakse, et Ukraina vastu, vaatame, kuidas see mäng tuleb. Et see oli päris võrdsed vastased. Eelmine kord, kui mängisid, tulevad penaltite peal isegi. Jah. Aga vaatame. Hong Kong öeldakse ka, et on väga tugev Hiina võistkond. Selles mõttes, et on öeldud, et kui oli koroona-aasta, need trennid jäid ära ja siis nad pidid mängima siukses raskemas keskkonnas või turniiris. Et nemad öeldakse, et hästi pole veel mängida Eesti vastu, see veel tuleb. Nüüd tuleb Eesti võistkond tuleb Matsile, teevad enda võiduringe, vaata. Niimoodi tulevad ja nende soojendus algab pihta. Vaatame, kuidas nad hakkavad tegema. Siuke soojendus. Vaata, kes see väravaht seal teeb enda väikest ja nii koguvad joone peale. Hakkame pihta mänguga. Vaatame, kuidas nad hakkavad pihta. Siuke joonduvad ära seal enda joone peale. Nii hea, väike tervitus tuleb välja. Ja mäng kohe algabki pihta. Nüüd Eesti läheb enda võiduringidele, issand jummal. Niuke power. Näha, et seal teine väravaht tuli ka välja, Triinu, number 33. Vaatame, kas see mäng saab, vist ei saa, ei tea. Vaatame. Okei, Eesti võistkond kokku. Panevad enda plaani paika. Kuidas nad võidavad ikka. Kõik said Leedule 6-0, aga vaatame, mis täna juhtub. Ei tea veel. Aina üks hiline peale. Väga huvitav. Ei tea, kuidas see välja tuleb neil. Kohtunik ka valmis tegema kohtuniku asju. Nii. Ikka peavad plaani seal. Ei tea, kes see arvatavasti läheb see põhivõistkond kohe mängima. Algkoosseis on olemas. Ja siin naiste või ajahokis need vahetused käivad kiiresti, need käivad tihedalt. See uisutamine on päris raske asi. Usu mind, ma ise ei oska, aga ikkagi usu mind. Bulgaaria päev ka ja näes, on andnud ennast valmis. Vaatame, kuidas nüüd Bulgaaria paneb ennast valmis. Teeb enda karri ära. Ja siis nad lähevad lahku. Oi. Nii, algkoosseis olemas. Eesti on valmis, teeb isegi venituse seal. Näha, et 11 teeb venituse seal. Aga jah, vaatame, nii mäng läheb kohe lahti. Kohe. Nii.
ja mis nüüd juhtus? ja mäng on lahti, panevad Bulgaaria ründab Eestit, issand, Eesti ei lase tal minna edasi. Sai pall, sai litri enda kätte, vaatame kuidas ta nüüd meeb sellega. Ja läks mööda, ma sain edasi, Eesti rünne tugev. Vaatame kuidas nad edasi mängivad nüüd. Okei, yes, Eesti sai 1-0, no kaameramees kui jäi magama vist seal, aga nüüd läheb lahti. Ja skipime natuke edasi, näha kuidas siis Eesti rünne sealt alusime litriga. Ja nüüd läheb intensiivne, no peaaegu kukkus seal Bulgaaria inimene, aga vaatame kuidas ta nüüd edasi läheb. Midagi jäks seisma ja Bulgaaria sai 1-1. Issand jummal, miuke seis. Kohe siuke intensiivne algus. Vaatame kuidas nüüd edasi läheb. Bulgaaria läks deflektis ära mees. Ja tuleb tagant. Vaatame, tribab seal, paneb söödu ja paneb tagasi ja viskab peale, ei saanud. Eesti nüüd võttis ära selle, pani kohe seina ääres niimoodi. Ja Bulgaaria läks vastu ja sai selle tagasi. Intensiivne rünnak Bulgaaria eest. Vaatame, mis nad teevad. 3 Bulgaariast ründavad praegu. Ja Eesti käes ja läks sellega mööda, aga liiga kaugele läks. Eesti ründab! Issand jummal, mikke kiirus! Siukest tahaks näha ka voodis. Issand jummal. Väga huvitav. Vaata nüüd ta pani tagasi söödu Bulgaaria, siis nüüd läheb tagasi. Ei, issand jummal. Ja viskab ja püüab kinni. Väga hea see pääste. Aravai poolt. Nii, vaatame edasi nüüd. Algab pihta uuesti ja nüüd Eesti poolel algab pihta see, sest ta püüdis kinni selle. Ja Eesti sai enda kätt selle ja ta viskas selle edasi. Aga nüüd see läks ikka Bulgaaria vastu. Kuidas sellega niimoodi saab teha. Eesti sai enda kätte uuesti. Issand jumal, mükkinud siin mäng. Kaameramees võiks natukene paremini filmida seal, aga noh, natuke uduseks läks ta silmades. Sai liiga palju juua see õhtu. Kuigi see oli päeval. Ja nüüd, pani see pika ette. Issand jumal, rammivad üksteise vastu. Uskumatu. No Bulgaaria kätte sai ja ta viskab peale vist. Ei saanud siuke kombo neil hästi tehtud. Teine jäi magama. Okei, vaatame nüüd, sõidavad ringi seda ja puha ja nüüd viskab peale, ei andis sõidu. Ja, viskas peale, läks mööda. Nii, vaatame siit teises vaates ka. Siuke viskavad, natuke igav, vaatame edasi. Ja teevad siin igasuguseid tegevusi. Lähedal, ja Bulgaaria sai punkti. See on juba, see ei näe hea Eesti jaoks, aga see on ainult 1-2 seis. Kui halb see saab ikka olla. Toi, Eesti läheb uuesti ründale. Issand, ta küll komistas. Okei, läheb edasi. Ei pane peal, läks liiga tugev sööt ikka ja nüüd tuleb värava tagant seal äkki, ei ta pani selle ääre pealt. Ja siis Bulgaaria läheb ründale, vaatame kas eestlane saab siit kohe kätte selle ja ta löös jälle edasi, aga vist polnud väga mõtet, kui kedagi seal ei ole. Okei, vaatame kuidas neil läheb, kuidas nad tugevad, ja läks mööda. Nii, läheb sinna uuesti ja siis väravat püüdis kinni. Hästi tehtud, väravat. Eesti plaksaks läks selle peale. Aga nüüd vahetus kiire neil. Kiire vahetus. Panevad siis uue litri mängu Eesti poole pealt. Nüüd see oli natuke igav, nii et me skipime ette. Näha, kuidas Eesti uuesti Bulgaaria. Eesti läheb uuesti ründale. Või noh, Bulgaaria. Mis vahet ikka on? Okei, vaatame siis vaates see Bulgaaria, mis püüdis kellegi väravat püüdis kinni. Ja
esimene poolfinaal sai lõppu. Mjukin ja siin mäng 1-2. Bulgaaria juhib. Kahju küll. Okei, nüüd teine poolaeg algas. Vaatame, kuidas nüüd teevad Eesti. Loodetavasti jõuavad järgi. Okei, ei saanud 3-1. Bulgaaria juhib. Issand jumal, see on olnud väga hea. See oli esimese 2 minuti sees, nii et see on olnud väga hea Eesti jaoks. Aga nüüd vaatame edasi, kuidas see välja tuleb. Nii. Ja siis Bulgaaria poole peal vaatame, kuidas nad Bulgaaria proovivad sööta ja teha. Ei, kiiresti tagasi Eesti. Vaatame, kuidas nad nüüd teevad seda. Ei, no löö see pall sealt või see litter sealt eest ära. Mida sa teed? Ja, aga kellele sa söödad seda, issand jumal. Bulgaaria lihtsalt võtab selle ära ja siis ta saab endale palli ja siis nüüd ta läheb uuesti enda ründesse. Ja siis tuleb tagant peale ja siis natuke liiga palju sai. Eesti ka see pall, litter ja siis nüüd natuke tugevasti sai. Ja nii tugevasti ka ei tohi lüüa. Võiks enda võistkonna, aga Eesti sai palli ja nüüd viskas peale ja ei saanud väravat, aga nüüd proovib uuesti ja Bulgaaria võttis ära selle tema eest ja nüüd ta läheb, jookseb ja möödas. Väravat tegi hea tööd, ta deflektis selle ära ja siis nüüd Eesti käes läheb, mjuke komasti. Issand jumal. Ja nüüd läheb uuesti, kuidas see viga ei olnud, ei saa aru. Aga noh, mängime siis edasi ikkagi. Issand jumal, mis seal juhtus. No issand, lihtsalt viskavad kepid üksteisele, et issand jumal. Aga noh, see... Issand. Ja pandi kinni. Öeldi, et viga. Ta pandi kinni. Uskumatu, disko pandi kinni. Siin ma... Issand, ei näe hea Eesti jaoks välja, nüüd peavad 4 mängijaga mängima praegu. Aga noh, vaatame, kas Eesti paneb uuesti, siis panevad uue koosseisu või midagi. Issand ja Bulgaaria sai värava. Uskumatu, pani mingit tantsu ka veel, issand, see on piinlik tõesti. 1-4 Bulgaaria juhib, teine pool sai ikka ainult. Okei, võimalus ikka veel on. Poolaega ei ole veel läbi. Vaatame, kas Eesti jõuab järgi või mitte. Nii, tulevad välja enda pukis. Nii, Bulgaaria, tugeval ründel. Ja Eesti võttis ära. Kuhu ta tuleb sealt välja. Tuleb sealt peast välja. Ja nüüd ja siis ta läheb ründele, Eesti läheb ründele. Vaatame, kas ta lööb ära või mitte selle. Ei tundu väga nii olevat. Ja siin mäng, aga Bulgaaria poole peal on see litter. Vaatame, kas nad saavad kuidagi pigistada värava siit välja. Ei tundu küll nii, kuidagi seal värava taga nad teevad midagi, ei oska öelda. Nii, võtavad Eesti enda käes, on see veel Eesti enda käes, vaata, anna sööt ja nüüd viskab ja ei saanud. Okei, vaatame, see on ikka veel Eesti käes, paneb söödu või midagi siukest sellist, aga see sai Bulgaaria kätte. Oi, ja nüüd võttis selle söödu vahelt ära. Ja vaatame, kas nüüd saab endale ründele kiiresti. Okei, võtab enda pall, ei saa, issand Bulgaaria lihtsalt tõukastas läbi. Uskumatu. Ja siis hästi tehtud väravahi poolt võttis selle palli. Ja vaatame nüüd, kuidas see Eesti lahendab selle ei, 2 Bulgaariast lendab talle peale, aga ikka sai kuidagi hakkama. No Bulgaaria sai nüüd selle enda kätte. Nüüd jookseb, kas sai ette seal, issand, kas kaamera ees jääb magama sein või? Okei, Eesti enda käes, oi, sai enda kätte, vaatame, kuidas nüüd söödud tulevad välja, ei tule välja, nüüd sai Eesti ikka sai kätte, see pidi ikka suur komistus olema Bulgaaria poolt, et niimoodi ära kukkus ja pall ja litri Eesti kätte sai, siuke tagamine sööd, peavad ikka ründesse minema. Nii, proovib seal hästi ja viskas peale, ei.
aga 2-6, issand, Bulgaaria täiesti juhtimas. 11:22 minutit veel lõpuni, see on viimane pool. vaatame, kuidas see välja tuleb neile. uskumatu 2-6. selle lõikan välja. peame siis. nii, hakkab uuesti mäng pihta. lemmikmängija 14 Hollor, Grete Hollo, mitte see, kes käib 11 R-is, vaid see, kes käib Tartu Ülikoolis informaatikat õppimas. ja ta ja oli ka Facebooki postitus selle kodulehel ja lükkas selle palli litri maha seal, ei lase selle lennata edasi. et ei tohi kinni püüda, aga tohib alla lükata küll seda litrit, see issand. Bulgaaria läheb ikka nüüd ründasse ja issand, natuke lebalt võtavad seda midagi. nii, Eesti sai endale palli kätte ja nüüd kiiresti lähevad rüttesse ja panevad söödu, ei lähe läbi, see Bulgaaria saab enda kätte, ei saa, Eesti sai ikka. nii, no pani kokku täiesti, panid täiesti kokku. Hollo pani kokku. issand, Grete peab paremini. ja lihtsalt peab kiiresti tegema ümber seda ja see oleks issand edas sellel mängijal, et Bulgaaria mängija ei saanud selle kätte, muidu oleks saanud Bulgaaria ründasse, aga Eesti paneb intensiivselt edasi. vaatame, kuidas nad teevad. värava tagant ei saanud midagi sellist. oota, nüüd Eesti, kas sai edasi sellega mängitud? ei tea, kas sai. okei, nüüd Bulgaaria lükkab Eesti poole ja see on mina seal korra, ma ei tea, miks see oli. ja 2-4, Eesti sai värava, vaata, fännid panevad hullu, lendavad, see kindlasti on hiljem filmitud, aga see jõnni täiesti põnev. 2-4, Eesti hakkab jõudma järgi isegi. vaatame, kuidas nüüd hakkab pihta see see rõhk hakkab minema Bulgaaria peale, et nemad peaksid enda liidi hoidma. aga ei tea. nii, siuke mäng tuleb ja Eesti proovib ära võtta, ei, kas saab ära võtta? ei, see jäi Bulgaaria kätte. vasakud tulevad ja see läks ääre pealt. nii, Eesti enda käes ja nüüd rünne ja noh, see Bulgaaria inimene sai viga. uskumatu. midagi see Eesti ja komistas kokku ja siis nüüd 4 mängijat platsil. selle asemel 5. väga raske on see jäähokis. isegi, ja siis see teeb töö palju raskemaks. Milline komistus Eesti poolt ja Bulgaaria poolt, issand jumal, panevad seal kõhuli täiesti. aga intensiivne rünnak ikka Bulgaaria poolt, loodame, et Eesti saab sellest punkti, aga ei tea veel. nii, paneb äärest ja sai Bulgaaria kätte, vaatame, kas ta läheb peale. ei saanud seal väravat. nii, tulevad uuesti peale või nii, Eesti enda käest või Bulgaaria ei tohi ära võtta ja kas sai ründasse? ja sai ründasse, viskas peale, värav kinni. uskumatu. aga nüüd ja 5-2. Bulgaaria teeb. mida teeb Eesti? ei tea. mis läheb nendele 5 minutit ja 44 sekundit lõpuni. vaatame, kui kiiresti see läbi saab. muidugi see footage on täiesti lõigatud ja tehtud lühemaks, et teha lihtsamaks vaadata seda. nii, vaatame, kuidas neil välja tuleb. ei tea. võtame nii, Eesti ja Mükka komistus Bulgaaria poolt. aga nüüd Bulgaaria võtab palli ja kaksu. ja mis toimub? ei tea, isegi mina ei tea. isegi ma ei tea. igastahes rünnak Bulgaaria peale, vaatame, kuidas neil välja tuleb.
nii see peaks olema normaalne rünnak Eesti poolt ja kas viskab? Ei saanud väravat. Nii läheb uuesti sellele ründele ja vaatab, ei, võtab seal natuke ümber, mõtleb ümber ja siis natuke liiga tugev, seal ei olnud kedagi ja siis võiks nüüd minna. Lükkas täiesti, kuidas see viga ei olnud. Ei usu ma. Ja täiesti seina vastu surus. No see oli küll lükkamine, see oli juba Eesti poolt. Aga ise uuesti ja ei, väravat, liiga suur mägi ees. Nii, ja Bulgaaria läheb endale ja Eesti sai endale kätte ja Bulgaaria sai enda kätte ja Eesti sai enda kätte ja viskab ja väravat täiesti pikali ja teine lihtsalt hüppas ringi seal, aga väravat sai kinni selle ja nüüd tuleb uus pall, vaatame kuidas see tuleb välja neil. Tegi kaamera ja see jane. Ja nüüd natuke hiljem, täiesti uskumatu, 2 Eesti mängijat on pandud vea pärast kinni. Uskumatu! Kuidas nüüd Eesti saab sellega hakkama, peavad mängima 3 mängijaga. Ei tea, kuidas nad sellega hakkama saavad, ei tea. Aga vaatame, kuidas nad siis teevad. 3 mängijat täiesti, Bulgaaria, intensiivne, lihtsalt viskvad peale neid litreid. Väravaile, loetavasti väravat teeb hästi praegu. Issand 3 ainult täiesti kaitse peal, täiesti kaitse. Ei saa midagi teha selle kohta. Ja kuidas see mükka komistus ikka. Vaatame, kuidas nad hakkama saavad ja mis see ei olnud. Eesti värav! Eesti värav! Täiesti hull on see asi. Okei, mul on vales kohas see. 2-4 perse. Ja nüüd 2-6, 10 sekundit veel alles. Kas Eesti saab endale värava? Ei oska öelda. Ja nüüd kas saab ja läbi. Kahjuks oli 2-6 Bulgaaria võits. Uskumatu. Ei oleks arvanud seda, nüüd Bulgaaria läheb enda grupikalli tegema, issand, uskumatu, Eesti ei kunagi ei teeks seda, miks Eesti ei teeks seda. Eesti on ikka tugev rahvas, nemad ei teeks seda, hea paha. Aga noh, Eesti paneb enda grupikalli kiiresti ära, et see tugev mäng, kiire mäng, intensiivne mäng, vähemalt sai 2 väravat, mitte nagu eelmine mäng Leedu vastu, kus sai 0-6. Aga ei tea nüüd kiiresti, mis on, pandakse parim mängija tiitel, andaks ära. Vaatame, ja nüüd rivistatakse uuesti, antakse parim mängija tiitlid ära. Kes nüüd sai selle? Kes nüüd sai? Andakse siuke kepi plaksutus nii öelda. Ja siit tuleb Eesti parim mängija. Et siis vaadake ka järgmist videot, mis on minu intervjuu Eesti parima mängijaga ja siis vaatame, kuidas see välja tuleb, vaatame, kuidas tema arvamused on selles mängus, mis oli Bulgaaria vastu ja mis on tema arvamused järgmises mängus, mis tulevad Ukraina vastu. Et järgmises videos vaatame, kuidas see tuleb. Okei, rahvas, näeme siis.